Hallelujah. We are counting down the timing. How many are ready to go into 2026? Kui paljud teist on valmis astuma aastasse 2026, me loeme juba minuteid põhimõtteliselt. Jah. Tell the person beside you, you are Ütleme blessed naabrile, today sa oled täna õnnistatud siin, and you are going to walk in the power of God Ja into sa- 2026. tuled Jumala väes aastasse 2026. Yeah. Tell the person, come on. Ütle oma naabrile, et sa astud järgmisesse aastasse Jumala väes. Amen. You know, this 2026 is something that God wants to share, a prophetic message that God has put into my heart. Jumal tahab meiega jagada üht prohvetlikku sõnumit aastaks 2026, mis ta pani mu südamesse. I was asking God, Lord, what is there a word for 2026? Sest ma küsisin Jumala käest, et kas sul on sõna järgmiseks aastaks meile? And then I was in worship, Ja ma ülistasin siin and then I saw ja a vision, an open vision. selle ülistuse ajal ma nägin avatud nägemust. I saw the reenactment of Joshua leading the people. Ma nägin pilti sellest, kuidas Joosua juhatas rahvast, Fighting on the ground. kuidas Joosua juhatas Iisraeli sõjaväge, kes võitlesid seal And I saw Moses on the mountain orus, nemad võitlesid orus ja siis Moosest ma nägin künka peal või mäe peal, with his staff hands lifted up. kel oli kepp käes ja kelle käed olid tõstetud. And it was like a movie that was going through me. It was going through my eyes. Ja ma nägin seda silmi otse kui nagu mingit filmi. And then the Lord brought me back to Exodus chapter 17, verse 8 to 16. Ja siis tõi Jumal mind kirja kohta 2. Moosese 17, salmid 8-16. Yeah, maybe we can read it. Et loeme selle 2. If Moosese you have your Bibles, 17. please turn to Kui sul on Exodus chapter 17, verse piibel 8 to olemas, siis 16. sa ava koos minuga 2. Moosese 17, salmid 8-16 ja ma loen siit. Siis tulid Amalekid ja sõdisid Iisraeli vastu Refidimis. Ja Mooses ütles Joosuale, vali meile mehi ja mine sõdi homme Amalekide vastu. Mina seisan kõrgendiku tipus, Jumala kepp käes. Ja Joosua tegi, nagu Mooses temale ütles, ning sõdis Amalekide vastu. Ja Mooses, Aaron ja Huur aga läksid kõrgendiku tippu. Ja sündis, et nii kaua, kuni Mooses hoidis oma käe ülal, oli Iisrael võidukas. Aga kui ta laskis oma käe vajuda, oli Amalek võidukas. Aga kui Moosese käed väsisid, siis nad võtsid kivi, asetasid selle temale alla ja ta istus selle peale ning Aaron ja Huur toetasid tema käsi, üks siitpoolt ja teine sealt poolt, siis ta käed seisid kindlalt kuni päikese loojanguni. Ja Joosua võttis mõõgateraga Amaleki ja tema rahva. Ja Jehova ütles Moosesele, kirjuta see meenutuseks raamatusse ja pane Joosuale kõrva taha, et ma pühin Amaleki mälestuse taeva alt sootuks. Siis Mooses ehitas altari ning pani sellele nimeks minu lipp Jehova. Ja ta ütles, jah, käsi Jehova lipu poolel, Jehoval on sõda Amaleki vastu põlvest põlve. Nii, sorry, yes. Okay. Amen. And here God spoke to me this, and the message of my message, the title of my message today is Stand, Stay Aligned, and Watch Me Fight for You. Minu tänase sõnumi pealkiri on Seisa, püsi kooskõlas ja vaata, kuidas ma võitlen sinu eest. Here we see Israel just came out of Egypt, Ehk siis Iisrael oli just Egiptusest välja tulnud and they are very tired. ja nad on kõik väga väsinud, It's a transitioning that is taking place in Israel. sest et Iisraelis on toimumas teatud liiki üleminek, muutused And here they are having their rest. ja siin nad justkui nagu puhkavad. Instead of a rest, Aga- there is a war is about to break out Tahaksid nagu puhata, aga selle asemel hakkab mingi lahing esile tulema at Rephidim. seal Refidimis. And here, and you know the word Rephidim See sõna Refidim in the Hebrew translation heebra keeles means rest, stay, or a resting place. tähendab puhkust või peatust või puhkepaiku. This is a very prophetic word. See on väga prohvetlik sõna. And the resting place for Israel is about to break out for a war cry. Aga selles puhkepaigas kostub peagi sõjahüüd seal Iisraelis. And I heard the Lord spoke for year 2026. Ja ma kuulsin, kuidas issand kõneles aasta 2026 kohta. 2026 is a year of warfare at Rephidim.
26. aasta on sõjapidamise aasta Refidimis. The resting place yet becomes a battlefield. Paigas, mis on justkui puhkepaik, kuid mis muutub lahinguväljaks. It is a season of transition. See on ülemineku aeg. It is not only that, but also a season of tension. Ja mitte ainult seda, see on ka pingehooaeg. And this word was not only for church, but also for Estonia, Ja see sõna ei olnud mitte ainult kogudusele for, üksi, for Europe, vaid ka Eestile ja and Euroopale also global. ja üle kogu maailma tegelikult. God is calling his people to rise up, to fight in places where they are expected to rest. Jumal kutsub oma rahvast üles võitlema paikades, kus nemad arvavad, et nad tahaksid puhata, aga Jumal kutsub neid võitlema. Friends, we are stepping into a season where God is raising a generation Me astume sellisesse ajastusse, kus Jumal on tõstmas üles põlvkonda, of warriors. sõdalaste põlvkonda. See, the warfare will not come because of disobedience, Sõjapidamine ei tule mitte sõnakuulmatuse tõttu, but the warfare will come because we are positioned accurately in the spirit. vaid see sõjapidamine tuleb, sest me oleme asetatud täpselt vaimsesse positsiooni. Exodus chapter 17 verse 8 to 9 says, Teine Moosese 17:8-9 ütleb. suddenly the Amalekites came and attacked them. Ja siis äkitselt tulid amalekid ja sõdisid Iisraeli vastu Moses Refidimis. turned to Joshua. Ja siis Mooses ütles Joosuale, Joshua, choose some men and go out for war. Joosua, sina vali meie mehi ja mine sõdi. Tomorrow I will stand on the hill above with the holding the staff of God in my arm. Sest homme seisan mina kõrgendiku tipus Jumala kepp käes. Now when we look into the historical value of Amalekites, Kui me vaatame nüüd History. ajalooliselt, kes need amalekid on, Amalek was a descendant of Esau. siis Amalek oli Eesavi järeltulija. It was Esau's grandson Amalek. Ta oli Eesavi lapselaps. The Amalek is actually a nomadic people. Amalekid on tegelikult siis rändehõim, They are people who live in the desert. kes elas kõrbes. They are desert people. They are not they don't have a settled nation. See oli kõrberahvas, neil ei olnud sellist paikset kohta, kus olla. They are survivors in the desert place, attacking travelers. Et nemad püsisid elus rünnates rändureid. They look for the weaker people, the weaker group, the caravans, they go in and attack them. Nad otsisid mingeid nõrgemaid rühmi, nõrgemaid inimesi, keda rünnata. And here Israel is transitioning. They are going through a transition and they are in the territory of Amalek. Ja siin nüüd Iisrael siis liigub läbi selle Amalekide territooriumi. See, the prophetic context, Amalek is a spirit that is behind. Prohvetlikus kontekstis on Amalek tegelikult see vaimsus, mis selle taga on. The spirit of Amalek wants to destroy what God wants to bring preservation. Amaleki vaim tahab hävitada seda, mida Jumal tahab säilitada. Amalek wants to destroy what God wants to bring spiritual maturity. Amalek tahab hävitada seal, kus Jumal tahab tuua esile vaimulikku The küpsust. spirit of Amalek wants to destroy the inheritance of the people. Amaleki vaim soovib hävitada Jumala rahva pärandit. And here God is here releasing a blueprint. Jumal aga vabastab siin jumaliku strateegilise plaani. God is releasing a blueprint strategy. Jumal vabastab siin oma strateegia. Moses on hill. Mooses on seal mäe peal. Joshua in the valley. Joosua on orus. It is a divine blueprint that God is giving to the church. Ja see on jumalik strateegiline plaan, mille Jumal vabastab kogudusele. This season 2026, See aeg, see 2026, this is what God is giving to the church. selle annab Jumal siis selleks aastaks kogudusele. Joshua fights with visible action. Joosua võitleb, see on nagu nähtav tegevus, eks ju. Joshua comes with strategy, courage, Ta tuleb strateegia ja julgusega. with boldness Ta tuleb vankumatult. and aggressiveness. Ta tuleb ründava hoiakuga. You know Matthew chapter 11 verse 12, you know what he says? Kas teate, mis on kirjas Mattuse 11:12? Since John the Baptist, the kingdom of God has been advancing powerfully. It faces resistance but also demands response. Those who enter it are not simple, casual observers. Our generation will take it by force.
nii. Ent Risti ja Johannese päevist siiamaani rünnatakse taevariiki ja kes seda ründavad, kisuvad selle endile. And here we see Moses intercedes with authority, prayer, declaring alignment. Mooses siin põhimõtteliselt astub vahele, eestpalve siin on nagu vahele astumine, kus ta kasutab meelevalda, ta palvetab ja on kooskõla ja kuulutab kooskõla siis, jah. Moses stands on the hill, shows the real authority he had, flows from prayer. See, et Mooses seisis mäel, näitab meile, et tegelik meelevald voolab palvest. Moses was not fighting with sword, Mooses ei läinud mõõgaga vehkima, yet he was directing the outcome of the battle ometi juhtis ta lahingu tulemust through intercession, eestpalve kaudu. by lifting the staff of God. Kui ta tõstis üles Jumala kepi, Moses was declaring, siis sellega kuulutas Mooses, God, we are aligning with God's power and not our strength. me oleme ühel joonel Jumala väega, mitte omaenda jõuga. You go for a warfare Kui sa lähed sõtta and you're raising your hands up ja sa tõstad käed üles, because all authority and power belongs to God. sest kogu vägi ja meelevald kuulub Jumalale. It is a strategic divine blueprint for 2026. See on strateegia 2026. aastaks Jumala poolt. Victory in 2026 will not come through action alone, Ja võit sellel aastal ei tule üksnes tegudest or neither prayer alone, ega üksnes palvest, but through synchronized obedience. It has to come together. vaid sünkroniseeritud sõnakuulelikkuses. Need kaks asja peavad käima kooskõlas. When Moses' hands were raised, Kui Moosese käed olid üles tõstetud, Israel prevailed. siis Iisrael võitis. Israel won the war. Iisrael võitis selle They sõja. were going after the Amalekites. Nad ajasid neid Amaleke taga, eks. But when Moses' hand starts to drop, Kui Moosese käed hakkasid väsima, become tired, ta hakkas väsima, eks ju, Amalekites siis were overpowering Israel. Amalekid hakkasid Iisraeli võitma. Spiritual posture will govern the natural outcome. Vaimne hoiak määrab tulemuse loomulikus sfääris. I'm repeating again. Ma ütlen uuesti, 2026. 2026. Spiritual posture will govern the natural outcome. Vaimne hoiak määrab tulemuse loomulikus sfääris. And I heard the Spirit of God says 2026, there are certain areas where God wants to expose. Ja kui Jumal minuga sedasi rääkis, siis ma kuulsin seda, mida Jumal tahab paljastada 2026. aastal. Fatigue in leaders Esiteks juhtide väsimus, who are physically and mentally tired. füüsiliselt ja vaimselt kurnatud juhid. Weakness in prayer altars Teiseks, palvealtarite nõrkus, because of exhaustion, because of distractions. kurnatuse ja tähelepanu hajumise tõttu. Hands that have been lowered down Käed, mis on vajunud because of weariness, tüdimuse tõttu, emotional and spiritual exhaustion, emotsionaalse ja vaimse kurnatuse tõttu, disappointment, pettumuse tõttu, isolation. üksinduse They are tõttu. always isolated. Inimesed on alati nagu üksinda, isoleeritud. And this is what 2026 God is going to expose. Ja Jumal paljastab need asjad, Because avalikustab need He is going to raise prophetic intercessors. sest et Jumal tõstab üles prohvetlikud eestpalvetajad. Exodus chapter 17 verse 12. Let's look at it. Vaatame 2. Moosese 17:12. But Moses' hands became very heavy. So they took a stone and put it under him, and he sat on it. And Aaron and Hur supported his hands, one on one side and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. Aga kui Moosese käed väsisid, siis nad võtsid kivi, asetasid selle temale alla ja ta istus selle peale ning Aaron ja Hur toetasid tema käsi, üks siitpoolt ja teine sealtpoolt. Siis ta käed seisid kindlalt kuni päikeseloojakuni. Aaron and Hur are a company of prophetic intercessors Aaron ja Hur esindavad prohvetlike eestpalvetajate hulka, that God is raising in this season to support Moses. keda Jumal sel hooajal üles tõstab, et pakkuda tuge Moosesele. They are going to bring
war in the secret place. Nemad hakkavad sõdima salajases paigas. They are going to stand at high places. Samuti seisavad nad ka kõrgetel kohtadel. God is going to assign people. Jumal määrab inimesi. God is going to bring them and raise them. Jumal määrab inimesi, tõstab nad üles. You know, Teate mis? the beautiful part is they will embrace the alignment of God. Sellised inimesed joonduvad Jumala tahtega. This community, this prophetic community will embrace the alignment of God until they will outlast the battle. Selline prohvetlik kogukond võtab omaks Jumalaga ühel joonel olemise ja peab lahingus lõpuni vastu. The prophetic community is going to hold Moses' hands. See prohvetlik kogukond toetab Moosese käsi. I am going to stand with you, Moses. Ma seisan sinuga, Mooses. I am going to see this vision accomplished. Ja ma näen, kuidas see nägemus täitub. Even until the sun goes down. The Bible says until the sun goes down, they were still holding Moses' hands. Piibel ütleb, et päikese loojanguni nad hoidsid Moosese käsi üleval. Exodus chapter 17 verse 13. Teine Moosese 17:13. The Bible says Joshua defeated Amalek and his people Ütleb, Joosua võitis mõõgateraga Amaleki ning tema rahva with the edge of the sword. mõõgateraga. Prophetic community. God is raising a prophetic community. Jumal on tõstmas üles prohvetlikku kogukonda. You are the prophetic community Sina see prohvetlik kogukond oledki. that God is calling. Jumal kutsub sind. Amen. Amen. Joshua is a new apostolic generation that is going to advance in this season. Joosua on see uus apostlik põlvkond, mis tungib edasi. Joshua. Oh, what are you talking about, Joshua? What do you mean, Joshua? Mis mõttes Joosua, mis sa räägid? Because this is the first time in the Bible, in the scripture, Joshua's name is mentioned. Sest tead mis, siin ilmub Joosua nimi pühakirjast esimest korda. It is the first appearance in the Bible. See on esimene ilmumine Piiblis siis. A new apostolic generation advances. Esile tuleb uus apostolik põlvkond. The Hebrew translation for Joshua Joosua heebra keeles, or Yeshua, Joosua või siis Jehoshua, it means the Lord is my salvation. tähendab, issand on minu pääste. Before Joshua could lead a nation, Enne kui Joosua üldse rahvast juhtima hakkas, God is introducing Joshua in the battlefield. tutvustas Jumal Joosuat juba seal lahinguväljal. 2026, Aasta 2026. God is raising a new apostolic generation, Sellel aastal tõstab Jumal üles uue apostoliku põlvkonna. a breed that is hidden by God, Tõu, kes oli varjatud that was built in the secret place ja keda Jumal ehitas üles for his salajas kingdom paigas advancement. Jumala kuningriigi I've got a edendamiseks. word for you. Mul on sulle sõna. Get ready for the Joshua generation. Pane ennast valmis Joosua põlvkonna jaoks. You know, Tead there mis? was a season for John the Baptist movement. Oli aeg, kus oli Risti ja Johannese taoline liikumine. Friends, we are stepping into a season of Jesus movement. Aga nüüd me astume Jeesuse liikumisse. Amen. The Joshua generation are marked by courage and boldness. Joosua põlvkonda iseloomustab julgus. Joshua generation are willing to face the conflict come. Joosua põlvkond on valmis konfliktidega silmitsi seisma. Because Joshua's generation saw the power of God. Sest et Joosua põlvkond nägi Jumala väge. This is an apostolic generation that God is raising in 2026. See on see apostlik põlvkond, mille Jumal tõstab üles 2026. aastal. Listen to the prophetic word. Kuula seda prohvetlikku sõna. 2026, a Joshua generation is rising. 2026. aastal tõuseb üles Joosua põlvkond, They will carry the 7 spirits of God. kes kannab eneses 7-kordset võidmist ja They will Jumala not fight vaimu, in their own strength. kes ei võitle omaenese jõust, They will carry the 7-fold anointing in their lives. vaid kes kannab oma elus 7-kordset võidmist. Isaiah chapter 11 verse 2. Jesaja 11 ja 2. The spirit of wisdom, Tarkuse vaim,
the ability to make godly decisions. tarkuse vaim siis on võime langetada jumalikke otsuseid. The spirit of knowledge, tunnetuse vaim insight into God's ways and understanding his plans. on sisevaade Jumala teedesse ja tema plaani mõistmine. The spirit of understanding, mõistmise vaim, clarity to listen, discern the truth and strategy of God. selgus tõe ja strateegia eristamiseks. The spirit of counsel, nõu vaim, guidance in leading others rightly. juhatus teiste õigeks juhtimiseks. The spirit of the fear of the Lord, issanda kartuse vaim, reverent in awe that keeps them aligned with God. austav aukartus, mis hoiab meid Jumalaga ühel joonel. The spirit of might, väevaim, supernatural strength to overcome opposition. üleloomulik jõud vastupanu ületamiseks. The last one, the spirit of the fullness of the ja Lord, viimaks issanda täiuse vaim, a complete in the anointing, võidmise täielikkus, walking in the fullness of God's promise. käimine täielikult Jumala eesmärgis. 2026 will be not only a year of preparation, seetõttu ei ole 26 aasta üksnes ettevalmistusaasta, it will be a year of commission see on ka saatmisaasta, through conflict. läkitamisaasta, aga seda konflikti kaudu. This is where God formed leaders siin kujundab Jumal juhte and establish them in and through obedience. ja kinnitab neid läbi sõnakuulelikkuse. Israel won the war. Iisrael võitis selle lahingu. Israel won their first war. Iisrael võitis oma esimese lahingu seal. Israel's victory at Rephidim Iisrael võitis seal Refidimis, was not the result of human ability, kuid see ei olnud inimlike võimete tulemus. was not a result because they were fighters. mitte sellepärast, et nad oleksid mingid suured võitlejad olnud. These guys were slaves in Egypt. Nad olid just tulnud orjapõlvest Egiptusest. They only know how to carry stuff, break bills and bake bricks. ja, et nemad oskasid ainult kanda võib-olla raskusi ja teha telliskive näiteks. They were not born as a warrior or a fighter. Nad ei olnud sündinud sõdalasteks. They did not win because they were stronger, they were smarter or intelligent, or they had big numbers. Nad ei võitnud ei sellepärast, et nad olid targemad või arukamad või et neid oli rohkem, But their triumph came from under a divine banner called Yah Nisi. vaid nad võitsid sellepärast, et nad võitlesid võidulipu all, kelle nimi on Jehova Nissi. The Lord is my banner. Issand on minu lipp. The banner represents a spiritual framework for victory. See lipp esindab vaimset raamistikku võiduks. It speaks about identity, See kõneleb identiteedist, who they belong to. kellele nad kuuluvad. Israel's allegiance was to God, Iisraeli ustavus kuulus Jumalale, not to their own skills, mitte nende endi oskustele, not to their own weapon or strategy. ei relvadele ega strateegiatele. Their identity was from Jehovah Nissi. Nende identiteet oli Jehova Nissis. Number two, Teiseks, their framework come under the authority of God. nende raamistik koosnes jumalikust meelevallast They know who they represent. ja nad teadsid väga hästi, keda nad esindavad. How many of you here sitting down know who you represent? Kui paljud teist siin teavad, keda sa esindad? Amen. Amen. Only 3 people know. Ainult 3 inimest teavad, keda te esindate. How many of you know that you represent the power of God? Kui paljud The siis banner teavad, of et sa God. esindad Jumala väge, sa oled Amen. Jumala võidulipu all. Amen. Amen. The banner declared the authority. See võidulipp deklareeris ja kuulutas meelevalda. Israel did not fight for personal glory. Iisrael ei võidelnud omaenese auhiilguse nimel. Israel represented the power of God. Iisrael esindas Jumala väge. Number 3. Kolmandaks, 2026, every believer is called to spiritual battle. 26. aastal on absoluutselt iga usklik kutsutud And pidama they will- vaimset sõjapidamist. And they will operate under the divine power, authority. Ja nad of God. tegutsevad jumaliku meelevalla all. Number 3, Kolmandaks, alignment. kooskõla. Whose name they fight under. Kelle nime all nad võitlevad? Israel's hands were lifted towards God.
Iisraeli käed olid tõstetud Jumala poole. Their weapons are wielded under the command of God. Nende relvi käsitseti tema käsu all. This 2026 alignment is very critical to the church. Järgneval aastal on kooskõla koguduse jaoks väga oluline. Your strategy, your courage, and your effort must match God's will and timing. Sinu strateegia, julgus ja pingutused peavad vastama Jumala tahtele ja ajastusele. Alignment is critical 2026. Ehk siis Jumalaga joondumine, kooskõla Jumalaga on väga-väga oluline. Those who align under the God's banner will experience supernatural victory. Need, kes seavad ennast Jumala lipu alla, kogevad üleloomulikku võitu. Whether it's your family, Kas asi puudutab sinu peret whether you're fighting for sickness, või sa võitled mingi haigusega whether you're fighting for finances, või sa võitled finantside nimel whether you're fighting for business, või äri nimel or whether you're fighting for the work of God to be completed. või et Jumala töö saaks tehtud. God is declaring over you this season 2026. Jumal kuulutab sinu üle sel hooajal. I will fight for you. Mina võitlen sinu eest. I will fight for you. Mina võitlen sinu eest. God is declaring over the church 2026. Ja Jumal kuulutab koguduse üle I 26. will aastal. fight for your Mina family. võitlen su pere I eest. will fight for your position. Mina võitlen su I positsiooni will eest. fight for your authority. Mina võitlen su I will perekonna fight eest. for your Mina children. võitlen su laste I will eest. fight for your ministry. Võitlen su I teenistuse will eest. fight for you to be established in this Et nation. sa oleksid asetatud tugevalt selle rahva seas. God is shifting. I tell you, things in the spirit has shifted today. Ma ütlen sulle, et asjad vaimus on juba ümber tõstetud täna. Are you ready to step into Kas sa oled 2026? valmis astuma järgmisesse aastasse? Are you ready to step into 2026? Kas sa oled valmis? If you are ready, let's rise up. Kui sa oled valmis, siis tõuseme üles. Hallelujah. Come on, let's pray in the spirit. Lihtsalt palveta vaimus. We're going to pray for the church. Me palvetame koguduse Rama no eest. haida mahaba ruani mahaba ruani mahaba ba 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 ba. Ribana mana baranduli mahaba sharaba. We're going to pray for the body of Christ. Me palvetame Kristuse ihu Lema eest. hanu shaida mahaka baro dele sharaba tuana maraba ba ba. Romana maraba tuana mahaba sharaba ndoro baraba ba ba. We want to lift up the giants of this nation. Me tõstame üles selle rahva hiiglaseks. We call you, rise up, all giants. Tõuse üles, hiiglane, Stand in the gap for your nation. ja püsi seal müüril praos oma rahva eest. Come on, church, let's pray in the spirit. Palveta vaimus kogudus. We pray the fire of God Palume Jumala tuld fall upon the church of Estonia. valase koguduse üle Eestimaal. Fall. Let Valase, there be revival. las tulla ärkamine. The word of God says in Matthew 16:19, Jumala sõna ütleb Mattuse 16:19. whatever you bind on earth Mis iganes sa maa peal seod, will be bound in heaven. see on ka taevas Whatever seotud. you loose on earth Mis iganes sa maa peal lahti will be päästad, loose in on heaven. taevas lahti Today päästetud. we declare and decree Tahame kuulutame over the body of Christ Kristuse ihu üle. revival, Ärkamine, the fire of God, Jumala tuli, the fire of God, Jumala tuli, consume the fire of God. Jumala tuli, Let põleta. revival fire fall. Las ärkamise tuli We langeda. speak the breath of God to blow into the church. Las Jumala hingus puhkuda kogudusse. Let dry bones rise. Kuivanud luud ärgaku üles. Kuivanud luud ärgaku üles. For our weapons are not of the warfare, but carnal, but pulling down strongholds, casting down arguments, and every high thing must come down in the name of Jesus. Sest meie relvad, Halleluuja. ei ole lihalikud, vaid need on vägevad Jumala We ees pull maha down. murdma kindlustusi, hävitades mõistuse targutused. Me We tõmbame kõik pull selle alla. down. Me tõmbame need asjad We alla. pull down. Me tõmbame selle We alla. pull down Tõmbame alla every stronghold over this igasuguse nation. kõrgistuse selle We rahva pull seas. down Me lükkame ümber that is holding every discouraged leader. kõik, mis läheb Jumala tunnetuse vastu. We call them rise, O men of God.
tõusku üles, Jumala juhid. Oh, woman of God, rise in the Jumala name of mehed ja naised, Jesus. tõusku üles. Come back to your calling. Tule tagasi oma Come kutsumuse back to your juurde. destiny. Tule tagasi oma saatuse Come juurde. back. Tule We tagasi. speak you, kingdom of darkness, Me ütleme sulle, pimeduse kriik, to loose every chain vabasta ahelad over the body of Christ. Kristuse ihu üle. We declare, decree in the name of Jesus. Kuulutame Jeesuse nimel, In the name of Jesus. Jeesuse nimel. All chains are broken. Kõik ahelad on All chains murtud. are broken. Ahelad All on chains are murtud. broken Ahelad right on now. murtud just nüüd. In the name of Jeesuse Jesus, nimel. we loose the power Me of darkness. vabastame ja murrame pimeduse Oh, väe. Ramanama, Rab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 a. Come on, church. We've got 3 minutes more. Meil on 3 minutit veel. Let's go into the, just pray in the spirit. Palveta vaimus. Let's walk into this new year. Astume uude aastasse. Exactly 12 o'clock. We are going to shout, we will roar. Ja me kuulutame seda võimsa hüüuga. We're going to roar in this nation. Me hüüame selle rahva We're seas. going to roar. Me The heaven hüüame is going to come down. ja taevas tuleb maa peale. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Ülistame issanda. Ramado Sarabatuana Makabarando Maramana Rabatana Marande de Bustarabando Marabosere. Remondo Yaramosera Mahai. Redano Yaramahai. Yaramosera Baba 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 Baba. Lift your hands like Moses lifted his Tõsta oma hands. käed nagu Let's Mooses. lift our hands. Tõsta Holy oma hands. käed. Raymando Tõsta Keramo oma Sarabatuana Mahraba Baba. Waramosaka Baroine Mano Saramandala Maharabosika. Romanama Raba Baba. Fight, fight, fight. Võitle, võitle vaimus. Hallelujah. Rabatu akida maharbo sere de melebrenda rabosana Remondoro bosara makabaranda rabose. Romano ida maharbo se. Romano ida maharbo se. Hallelujah. Get ready. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Oh, Ramandoro Bosera Madoina Maharabo